Eesti Vabariigi teadustöö elutööpreemia 2025 pälvis Leo Võhandu arvutiasanduse, informaatika ja andmeanalüüsi aluse panemise ja ülesehitamise eest. Neid dokumente ja arhiive läbi käies sai aga tuvastatud, leitud ja taastatud üks ääretult huvitav video, kus Leo Võhandu ise 20 aastat tagasi peab ettekannet erasektorile selle kohta, kuidas teadustöö tulemusi rakendada oluliselt laiemalt ühiskonnas ja tööstuses. Pealkiri on küll kitsemalt Eesti logistika varjatud potentsiaal, aga kindlasti mitmed mõtted on ka palju laiemad teistele sektoritele. Selle video taastamisest kindlasti väga suur tänu Illimar Paulile selle konverentsi kunagi korraldamise ja lindistamise eest ja väga pedantse arhiivide numereerimise ja struktureerimise eest. Teiseks sooviks tänada Äripäeva, kelle omanduses see konverents on ja tänu kellele sai leitud siis see vana originaalkoopia sellest ettekandest, mida sain siis vaikestel õhtutundidel nende kontoris taastada. Suured tänud kõigile kaasaaitajatele, aga ma olen täiesti kindel, et kõigil üliõpilastel, keda huvitab andmeanalüüs, andmeteadus, otsustusteooria, informaatika üldisemalt, kõigil kolleegidel, tuttavatel ja teiste valdkonna teadlastel võiks olla ääretult põnev nüüd üheskoos vaadata need umbes 60 minutit, kuidas Leo Võhandu kirjeldab, mismoodi käib ühe teadlase koostöö erasektoriga. Loomulikult temal omaselt teeb ta vahepeal vahepõikeid hariduspoliitikasse, sest see oli talle ja on jätkuvalt ääretult südamelähedane. Jällegi väga suur tänu konverentsi korraldajale, kes tegelikult tohutu eelmodereerimise tulemusena siis aitas Leo Võhandul nii suure hulga erinevaid näiteid selles ühte loengusse kokku panna. Et ma olen kindel, et me kõik saame seda videot ühiselt nautida. Edu teile! Logistikas üldse äris tegelikult selliseid salatoimikute alla klassifitseeruvaid asju on kindlasti enamgi veel. Kogu logistika oma olemuselt julgen arvata, et on paljudele veel tänase päevani suhteliselt hägune valdkond ja niisugusele konkreetsele selgusele me jõuame tõenäoliselt juba lähiaastatel. Aga üks on minule saanud vähemalt viimase 2 aasta jooksul selgeks, et vähemalt Eestis, see on nüüd minu isiklik subjektiivne hinnang, Eestis oleme me valest kohast otsinud. Me oleme otsinud läänest, oleme otsinud Kaug-Idast, oleme üritanud leiutada kellegi teise poolt leiutatud jalgratast, seda kopeerida, üle värvida, aga samas oleme me unustanud otsida omaenda vanaisa varakapist. Meie seas on inimesed, teadlased Tallinna Tehnikaülikoolis, tõenäoliselt ka teistes teadusasutustes, kes tegid asju, millest täna kirjutatakse maailma juhtivates supply chain management ajakirjades kui innovaatilistest uutest avastustest. Inimesed tegid neid asju Eestis sügaval stagnajal 60-ndatel, 70-ndatel aastatel, optimeerisid tarneahelaid, juhtisid varusid, töötasid välja tarkvaraprogramme arvutitel, mis nägid välja, ma kujutan ette nagu pool sellest saalist. Üks nendest tõelistest vanameistritest astub täna meie ette ja annab osalise ülevaate sellest, mida Eestis on tehtud ja kust võite minna küsima. Loodetavasti tolm ei ole veel kõike jäädavalt hävitanud. Härra Leo Võhandu, emeriitprofessor Tallinna Tehnikaülikooli Informaatika Instituudist. Palun. Nii vägeva sissejuhatuse järel on raske midagi mõistlikku rääkida. Ma alustaks võib-olla, kui peamees lubab veidi inglise keeles, if you allow me in English at start. As you saw
Mr. Toime already had a very nice talk here about many very important things. But I would like to ask him and some other people about the role of Estonians in New Zealand. I was a chess player in my young years, and as Mr. Toime was a head of the post office in New Zealand, and at the same time there was an Estonian very good chess player, Ortwin Sarapuu. Do you know him? No, he was 20 years without interruption the champion of New Zealand in chess, and then took part 10 times in chess Olympiads with Paul Keres and so on. So that's strange. Two Estonians and highbrow, both as they are, even didn't met there. So it seems to be New Zealand is huge compared to Estonia. That's true, I believe at least. Okei, küll, lähme nüüd eesti keele peale üle jälle. Sarapuu oli tõesti peenike poiss, peab ütlema. Nii, nüüd minu teema juurde. Siit nupust tuleb vajutada. Meie asi algas tegelikult üpris vara, 1956. aastal, see on möödunud sajandil, läksime me Tartust Ülo Kaasikuga Moskvasse ülikooli arvutuskeskusse, kus oli suur arvutistrela nool, mis oli umbes 300 tuba, nii et igavene suur kolakas. Õppime seal asja ära, aga tollal oli häda selles, et arvuti ei olnud mitte mõeldud töövahendina, vaid inimene pidi arvutit aitama. Kui te vaatate mu teksti alumisi ridu, siis esimene tingimus üldse, et kirjutada mingit projekti, et arvutit saada riigiplaanist, pidid tõestama, et vähemalt 18 tundi see arvuti saab ööpäevas koormatud. Tal pidi olema mitukümmend inimest taga ja tõestatud see, et arvuti ei seisa. Sellega saigi muide nalja, et nagu te näete, selle Tartu arvuti nimi oli Ural ja Tartus oli ka üks keelemees Manivalde Lubi, kes vaatas, et milleks see kiire toimeline elektronarvuti, nagu siis seda riistapuud nimetati, milleks niisugune riist, et paneme talle nimeks Raal. Aga kuna Manivalde Lubi ja Ülo Kaasik istusid Werneri kohvikus tihti koos ja nad vastamisi teineteisele ei meeldinud, siis Kaasik ütles, see Raal on täielik jama ja pani matemaatika informaatika sõnastiku sisse sõna raalima. See on siis see, kui arvuti töötab ette nähtud 18 tunni jooksul, aga mitte midagi ei tee kasulikku. Nii et tema arvates selle sõnale võis niisuguse tähenduse anda. Tegelikult sõna raal on väga hea, igasugused raaljuhtimised ja kõik muud. Väliseestlased pruugivad selle sõna muide väga laialt. Meil Eestis ta ei ole tõesti tänu Kaasikule ilmselt levinud. Aga sõna pole endast midagi viga. Jumal temaga, et ta Uralist nüüd tulenes. Aga nagu te näete, tõepoolest, pihuarvutid on praegu juba niisuguse hiire suurused ja töötavad ilmselt tunduvalt suurema mälu ja kiirusega, nii et neid riistapuid võrrelda ei anna. Aga vähemalt hakatus oli olemas ja rakendusmatemaatikutena, nagu me olime, proovisime ka siis midagi praktilist ära teha. Nii, ma hüppasin ühe liiga kaugele. Tuletan veel nii palju meelde, et ega see logistika ei ole midagi uut. Assüürlased tegid selle süsteemiks juba 7. sajandil enne meie aega ja tegelikult Hiinas juba oli 2000–3000 aastat tagasi ümberpiiramise ja mitte otserünnakute teooria, mis on siiamaale, eriti just matemaatikute hulgas, väga populaarne. Aga kaasaegse logistika aluspanijateks võib ikka lugeda Aleksander Suurt ja tema isa Philip Teist, mõlemad, kes tegelikult mõtlesid välja impeeriumi ehitamise logistika, mida kõik eestlased ja baltlased siin oma nahal ka tunda said. Ma soovitan väga lugeda nende kahe mehe elulugusid, siis saate aru, et see, mis Eestis siin 50 aasta jooksul toimus, oli täpselt selle Aleksander Suure vallutustaktika järgi tehtud. Väga põnev logistiline teema muide. Nii, meie mõttes logistika tekkis tegelikult teises maailmasõjas, kui suured laevade karavanid USA-st sõitsid Euroopasse, nii Lääne-Euroopasse kui Murmanskisse. See nõudis tohutute inimgruppide varustuse ja kõigi muu head juhtimist ja siis asutati ka see kuulus ajakiri Journal of Naval Logistics, nii et see oli ka selle aja toode. Ja kui kokku võtta tagantjärgi, siis tundub, et juba tollal saadi väga täpselt aru, et ega see logistikal esialgu muud tõsist taga pole, kui on kommunikatsiooniprobleemid, aga nende taha jäävad paljud asjad stoppama, nagu laste telefonimängiva näitab, et
ega see ahela, on ta siis tarneahel või suvaline infoahel, selle arendamine ja läbikäimine kuigi lihtne pole. Nii, jälle, see ristapuu hüppab nii kähku. Minu ristjad olid kuskil 50ndate lõpul, 60ndate algul, kui esimene arvuti tuli. Eestis nimelt kõik kolhoosid ja sovhoosid said riigi poolt tasuta alusturba loomadele alla panna tallidesse. Turbaauke oli umbes 350, ma täpselt arvu enam ei mäleta, ja riiklike automajandite veokid vedasid neid kõigist nendest aukudest siis mööda umbes 700-800 kolhoosi ja sovhoosi. Nii et see oli väga suur logistika probleem ja seda vedu andis korraldada. Mina noore innuka matemaatikuna sain kohe kiiresti aru, et see on klassikaline randkäupmehe ülesanne, see traveling salesman problem, ja panime siis matemaatika käima. Uralil tegime kiiresti programmi ka valmis, mis töötas, ja saime tulemused ka. Mina noore innuka inimesena tormasin siis Põllumajandusministeeriumi Laidana 34, ma ei tea, kas ta seal praegu ka veel on, see oli vähemalt selle maja vanasti, ja pakkusin siis välja, näete, et kerge vaevaga on võimalik vedude ümberkorraldamisega saada peaaegu 1 000 000 rubla tulu. No praeguses valuutas oleks see umbes 40 miljonit krooni, päris paras kokkuhoid. Nii, ja mis selle peale juhtus? See oli minu esimene kokkupuutumine siis tegeliku eluga. Oli siis see, et end võttis need minu arvutused ja pistis lauasahtlisse. Ma ütlesin, mis edasi saab? Tema ütles, mitte midagi. Nii, mina küsin, no miks siis nii, näete, ma pakun teile kõvad rahad, tema ütles, jaa, aga mis siis saab, kui vihma sajab, turvas raskem on? Mõõtühikuks oli tonn kilomeeter. Mis siis teha? Kus ma selle raha siis võtan? Esiteks. Teiseks ei tundnud ma Nõukogude süsteemi rahanduse alal. See, mis meid kõiki siin huvitab, raha huvitab alati kõiki. Nimelt, tollal oli niisugune kord, et kui teil raha üle jäi, siis see oli igavene õnnetus. Näiteks, ütleme, 1 000 000 jääb üle, siis te maksate 1 000 000 riigile tagasi, järgmine aasta, täna vast on teil vähem, järgmine aasta võetakse ka see 1 000 000 teilt ära. Nii et teil ei olegi seda raha enam, lihtsalt kaotate kogu selle värgi. Ja see kehtib muide paljudes situatsioonides, isegi praegu. Ega Euroopa Liidu lepingutega on sama seis. Kui te ära ei pruugi, siis on seal päris kõvad tagasimaksed, millega tekib rida kimbatusi. Nii et minu esimene asi lõppes lopsuga, aga see ei kustutanud minu indu ja ma pean siit edasi ronima. Nüüd hakkas hoopis teistpidi käima see iist. Ei, täpselt sama nuppu vajutan, see on kõige naljakam. Nii, järgmine oli Tartu aparaaditehas. See oli tollal väga suur ettevõte, keeruka töötsükliga, varustusega, logistikaga. Ja kui ma noore dotsendina läksin peadispetšeri saali, see oli umbes pool seda saali siin, seal istus 25 inimest, töötas sama palju telefone ja kisa oli niisugune, nagu oleks põrgu eestuas. See oli õudne ärm, mis seal oli. Kõik helistasid kõigile, kõik helistasid tšehhidesse ja vastupidi. Kogu aeg oli midagi puudu, midagi oli tegemata, midagi oli valesti. Tähendab, faktiliselt kogu selle ettevõtte logistika oli paika panemata. Nii, ja peadispetšeriks oli tollal Rein Okk, ta on kadunud meestekillas juba, tema oli noor ja positiivne, Tehnikaülikoolist tulnud, direktor Kangro oli vana ja ettevaatlik juht, kes ajas asju teistmoodi, nii et ka niisugune põlvkondade erinevus oli seal, aga mis nüüd juhtus? Me hakkasime siis vaatama, et mis selle tehasega teha, saime väiksed rahad, hakkasime rehkendama ja esimene, mis selgus, et tehas töötas nii, et koormusarvutust ei olnud. Tähendab, oli suur hulk tööpinke, igasugused riistu, töötajad ja kõik oli olemas, kõigile maksti palka, toodangu eest saadi raha, aga tellimuste ja seadmete koormusarvutus oli täielikult puudu. Kogu mäng oli intuitiivne, sellepärast see põrgu eestpoolt, aga seal dispetšeri ruumis oli. Nii, nüüd kõiki poolautomaat või automaatseadmeid oli ka vähe ja nüüd direktsioonil, selle vanal kogenul mehel, oli kaval trikk, nimelt loodi eraldi instrumentaali osakond, kus kogenud estiaegsed spetsid, kes oskasid kõiki töid teha, olid universaalmehed. Kui automaatide peal hakkama ei saanud, siis lükati see töö instrumentaali, seal tehti kõik ära, sõltumata hinnast, sest ära oli vaja teha, plaan oli vaja täita. Nii, me tegime kiiresti siis arvutused, küll arvutil, küll ilma arvutita, sest me arvuti ka logi, sest tollal tuli veel puuhaamriga, eriti kummihaamriga lüüa elektronlampe, sest need kogusid tolmu ja kui tolm üles tõusis lampis, siis läks arvuti nässu ja bitid ei jooksnud ja tulemused olid valed, nii et igal hommikul koputati kõik arvutilambid läbi, mitu tuhat tükki, see oli inseneril väga tõsine töö.
Ja me leidsime, et nende peamine kitsas koht tollal oli vertikaalfreesid. Ma mäletan vist isegi neid tehnilisi numbreid, näete mitukümmend aastat tagasi. Tegime rehkendused ära ja näitasime, mismoodi asja peaks teisiti korraldama. Ma ei hakka teid siin sellega piinama. Ja nüüd juhtus järgmine tüüpiline logistikaprohmakas. Tehas ütles, jah, ilusad arvutused küll, aga ega meil ei ole sellega mitte midagi peale hakata. Õnneks me tegime seda aasta lõpus, see oli detsembri algus umbes nagu novembri lõpp nagu praegu. Ja kuna ma olin niisugune malemängija ja muidu ka kaardimängija, õnnemängija, siis ma võtsin kasutusele bluffi. Nii, selgus, et see oli väga edukas, ma olen seda ka pärastpoole kasutanud mitmel korral, kui muud moodi asi läbi ei lähe. Nimelt ma teatasin, et näed, jaanuarikuu on tulemas, mul loengud ei ole, ma tulen peadispetšeriks Oki asemel, las Okk võtab puhkuse, ma tulen peadispetšeriks. Nii, et kui te mu ettepanekuid muidu ei julge vastu võtta, et ma tulen ise siia. Nii, meil kõik tipp-top kirja pandud, nagu lepingu aruanne ikka on. See sama bluff, ma ei mõelnudki muidugi sinna minna, aga ega nemad seda ei teadnud. Ehmatas neid nii ära, et nad võtsid me ettepanekud vastu ja pärast seda see põrgu eeskoda muutus täiesti viisakaks. Tähendab üsna väikese, võiks öelda matemaatiliselt peaaegu olematu lihtsa distsipliini sisseviimisega ja mõningase rehkendamisega saab päris palju asju parandada. Ja pärast oli meil suurepärased vahekorrad, me tegime õige mitmeid töid veel Okile ja kui ma juba siin Tallinnas olin ja kohtusime, siis ta ikka tuletas meelde me noorusaegu, et oli põnev lugu. Järgmine lugu juhtus ka veel Tartus. Nimelt siin Kingissepa tselluloosivabriku vastas üle tee, seal kus praegu need suured poed on Nõlva peal, oli söödapärmi tehas. Paberi tootmise jääkidest tehti loomadele söödapärmi ja selle hind oli seda kõrgem, mida rohkem seal söödavalku, toiduvalku sees oli. Ja nüüd neil oli peenike tehas Hollandist ostetud igasuguste juhenditega, suur hulk noori daame olid valgetes kitlites, nagu siin öeldud, mõõtsid kõiki näitajaid, neil oli paks raamat eest, kus siis uuriti ja kõiki parameetrid mõõdeti. Aga valguprotsenti tõusnud. No siis pöörduti meie poole, me olin tollal matemaatika dotsent ja biofüüsika ja elektrofüsioloogia labori teaduslik juhendaja, aga andmeanalüütik ameti poolest ja siis uurime seda mängu. Selgus, et daamid tegid tõsist tööd, muutsid parameetrid nii, nagu tehas ette nägi, aga tehas ei töötanud Eestis üldse nii, nagu Hollandis oli ette nähtud, kuna oli hoopis teistsugune toormaterjal, kui neil oli. Ja mõõtsime, rehkendasime ja saime tulemuse kätte. Nädal otsa istusin Tallinnas, viisime selle toiduvalgu protsendi topelt, nii et pärmitehase direktor hõõrus käsi juba, kõik on väga hästi ja mis juhtus? Näete, tulemus oli krah jälle. Näete, siia maale mul kogu aeg läheb halvasti. Nii, miks? Asi oli väga lihtne. Oli kaks tootmist, põhitootmine, paberitootmine ja pärmitootmine üle tee. Kusjuures tegelikult kasumlikkus oli pärmitehasel palju suurem kui paberil, aga paberiplaan oli vaja täita. Ja paber sai seda kiiremini valmis, mida rohkem väävlit sisse põrutati. Kõik väävel jooksis Tallinna lahte. Nii et ma kujutan ette, et praegused keskkonnakaitsjad oleks juba laheäärde minekul tollal ära ehmatanud, rääkimata veel mõõtmiste tegemisest. Aga kuna seal oli ka noor direktor seal pärmitehasel, 30 ringi nagu minagi tollal, siis tema asus väga innukalt seda oma pluss võimalust välja pressima või peale suruma tehase direktsiooni juures ja tulemuseks oli see, et ta lasti lihtsalt lahti. Daamid mõõtsid endiselt edasi, endiselt muudeti parameetreid, meil paar daami ülikooli keemikut tuli veel pärast tippi tööle, tuletasid seda aega meelde, et kui ma veel käisin seal nende asja seal kavandamas. Nii et näete, ega asjad ei lõppe sugugi ära. Ja see vastuolu põhi- ja alltootmise vahel on ka üks oluline punkt, sest see on üks osa mitte ainult tarneahelast, vaid igasugusest tootmisahelast. Nii, umbes samal ajal, 67. aastal, avaldasime Moskvas ajakirjast, siis, mis ta siis on, Teooria, praktika, füüsikultuuri, sport, tähendab niisugune spordiajakiri, avaldasime artikli, mina ja Hans Kross koos, libiseva suusasammu struktuuri korrelatiivne mudel. See on logistika jaoks väga oluline artikkel selles mõttes, et kui te seledalt suusatate, siis te saate aru, et on tegemist pideva järjestikuse liikumisega, kus toimub samm-sammuline minek täpselt nagu SCM-is, samasugune ahel. Ainult semantika on teine, nagu matemaatika ütleb. Muidu on kõik samamoodi. Ja ma olin, tollal on niisuguse mõisteidki olemas, oli ka lauajalg sel alal, aga sai seda asja vaadatud, siis mõtlesime välja, et kuidas kogu distantsi läbimist kirjendada.
lahkasime suusasammu ära faasideks, liigutuste faasideks, mõõtsime kiiruse iga faasi lõpul ja siis tuletasime mudeli, mismoodi seda kiirust võimalikult kõrgele ajada iga faasi lõpuks. Päris korralik mudel. Ja siiamaale muide Veerpalu ja Mae sõidavad täpselt sama metoodika alusel. Hans Kross elab Otepääl, aitab neid juhendada ja kogu lugu. Kross oli väga tragi mees, ta asutas Pedasse kinesioloogia labori, kus suur hulk spordimehi on nüüd saanud oma mehaanikalaseid uurimusi rakendada ja nii edasi. Aga kui nüüd tagantjärgi vaadata, see on just kõige naljakam, et tegelikult seesama suusasamm on üks tüüpiline logistika ülesanne. Ainult tavaliselt me pole harjunud seda niimoodi vaatama. Kõik mõtlevad logistikat just puht transpordi ja niisuguse tarneahela süsteemina. Nii ma vaatan, et ma... Nii, nüüd lähme edasi rohkem logistika poole. Kui professor Toomas Mikli 1965. aastal oma diplomitööd Tartu Ülikoolis kaitses, siis ta pidi läbi kukkuma. No, ta oli rakendusmatemaatika programmeerimise osakonnas ja ta töötas siin viimase praktika aasta Endla tänaval, see kus praegu on Maksuamet sees ja hall maja. Tollal oli ehituse arvutuskeskus seal suure Minsk arvutiga ja tema tegi valmis koos ühe mehega, nimi oli Jašenko vist, kui ma ei eksi, tegi valmis suure raudbetoontoodete logistikasüsteemi. Tähendab, Tallinnas ehitati ju tollal tohutult, siis masseehitus õieti algas ja kõikide vedude korraldamine tähendab, kuidas tootmine toimub, kuidas autodele pannakse, kogu selle värgi tegid väga hea programmi, mis tipp-top kõik töötas. Ja mis nüüd juhtus? Nii, miks ta läbi pidi kukkuma? Mikli tegi kõik valmis, kõik töötas, aga nüüd juhtus see, mida tüüpiliselt matemaatikud nõuavad. Nimelt, Miklile heitis retsensent ette, et tal esitatud meetodi kohta ei ole mingit tõestust olemas, et see koondub üldse, et see üldse tulemuse annab ja et see mõistlik tulemus on. Nii, mis matemaatika see on? Nõnda. Ja nüüd selgubki, et praktika on jällegi teooriast siin ees, nimelt alles 5 aastat hiljem, 1970, tõestasid USA-st Karp ja Cook ja Moskvas elav eestlane Toom, selle kirjaniku ja tõlkija Leon Toomi poeg, et tegelikult on tegemist NP keerulise probleemiga. See tähendab, see probleem ei ole polünomiaalses ajas üldse lahenduv ja kui objektide arv, mida seal kooskõlastatakse ja uuritakse ja ümber kombineeritakse ja ümber järjestatakse, läheb väga suureks, siis see ei ole enam kaasaegsete arvutitega tehtav. Võib niimoodi öelda, et kõik lihtsad ülesanded matemaatikas ja ka informaatikas ja arvutite jaoks olid lahendatud juba umbes kuskil 60. 65. aastateks. Ja võt nüüd alates 70. aastast on nüüd selge pilt, et päris suur hulk ülesandeid on nii-öelda juhtude arvu puhul, enne on 2, 3, 4, 5, 6, veel triviaalne, võite peaaegu näppudel ära teha. Kui 10 on, saate veel laptopiga hakkama. Kui enne on 50, siis ka maailma parimad arvutid ei tee need ülesanded enam globaalselt optimeerides asja ära. Põhimõtteliselt ei ole võimalik globaalset optimumi üldse leida. See on see, mida vaese Mikli käest nõuti seal ja ta ei osanud vastata ka, sest ta lihtsalt ei teadnud. Küsijad ka ei teadnud, nii et niisugune seis oli tollal. Aga praegu on see temaatika NP keeruliste probleemide lahendamine endiselt siin meil huvipiiris ja näiteks möödunud nädal andsime just kaitsta 2 doktori väitekirja, need tulevad 9. detsembrile kaitsmisele, kus on tegemist heuristiliste väga kiirete algoritmidega taoliste probleemide lahendamisel, kuidas leida maksimaalselt klikke väga suurtes graafides ja kuidas organiseerida stabiilset paaripanekut. See tähendab seda, see on muide üks väga peenikene logistika probleem. Oletame, et 4 meest, 4 naist satuvad üksikule saarele laevaõnnetusega, nagu see teadmata kadunud siin teisipäeva õhtuti jookseb. Ja on vaja nüüd noor veri vemeldab kuidagi paari hakata. Kõik naised panevad mehed järjekorda 1, 2, 3, 4 ja kõik mehed panevad naised järjekorda 1, 2, 3, 4. Ja nüüd on vaja 4 paari nii moodustada, nüüd matemaatikli saab kohe tingimuse juurde, nii et kahetsuste kogu summa oleks minimaalne. See on matemaatika ülesanne. Nüüd tuleb see valemisse panna ümber, sest kui mina tahan ühte naiskodanikku endaga paari saada, see tähendab, et tema mind tahab mu kõige viimaseks panna. Aga nüüd on vaja see asi niimoodi kokku panna, et asjad omavahel klapiksid. Ja see on väga tõsine probleem, aru saada veel lihtne.
mudeli poolest ja see on raske matemaatika üks häid omadusi, et enamus raskeid probleeme on väga lihtsalt ja arusaadavalt sõnastatavad, aga lahendada kuradi raskelt, väga suure K ja väga paljude R-idega. Niimoodi, ja nüüd selle sama stabiilse abielu juures siis ongi nüüd mul 9. üks noormees kaitseb oma doktoritööd teemal stabiilse paaripaneku probleem ja ülikoolide vastuvõtt. Selgub, et see ülesanne on tegelikult väga tõsine ülesanne. Näiteks, kui me mõtleme, kõik ülikoolide vabad kohad sügisel on pruudid ja kõik sisseastujad geneetilisest soost sõltumatult on peigmehed, siis tuleb nii paari panna, et ei ülikoolid ei kahetse ega sisseastujad ei kahetse ja riik ka ei kahetse. Seda tavaliselt jätakse hoopis ära. Ja et nende psühholoogiline soov, millest eelmine rääkija nii ilusti rääkis, see oleks ka rahuldatud. Selgub, et praegune Eesti vastuvõtusüsteem ei kõlba kuhugi. Teiseks, see lävendipõhine vastuvõtt lihtsalt teadmiseks, mida praegu ülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool rakendavad, võtavad ära sisseastujatelt suuresti inimõigused. Näiteks füüsika, keemia teaduskonna dekaan kirjutas rahulikult õpetajate lehes, et meil läks kõik hästi Tartu oma. 126 võtsime vastu, 22 oli jaanuaris järel, paras ports meile. Nii et võite ise rehkenda, et 104 kukkus välja, aga need 104, see on üle 80%, kaotasid kõik õigused 3-kordse õppeaja jooksul, see on kas 9 või 12 aasta jooksul sõltuvalt erialast, saada riigilt toetust oma õppetöö jaoks. Sellest ei räägi kumbki ülikool. See on puhas laste petmine. Sellest vaikitakse. Nii et näete, igalt poolt tükib see inimlikkus ja inimeste probleemistu juurde, nii et sellest pääsu ei ole. Ja ega see partenduse probleem, millest siin juttu oli, see on tõesti, ma ütleks, et ka matemaatiliselt väga põnev probleem, aga see ei ole täna arutusel meil nii. Nüüd kolisin ma 66 ära Tehnikaülikooli, asutasin arvutuskeskuse, tollal keskused olid suured, minu eelkäija oli väga julge mees olnud, enda teada tellis 5 töötajat arvutuskeskuse jaoks, sest aastas anti 1-2 kohta juurde. Ma tulin noore ägeda mehena kohale, tellisin 55 kohe hakatuseks, niimoodi, see üldse hulluks läid peast. Saime kõik, pärast oli meid 100 ja nüüd pole enam vist keskus, ma ei tea, kas 5 inimest on seal või, umbes nõnda. Ametlikult keskust ei ole enam üldse, jah. Nii et see on väga tüüpiline seis, süsteemid tekivad ja kaovad. Ja üks kõige esimesi töid, mida me tegime, oli veokarjääri veosüsteemi analüüs. See koht on paljudele tuttav. Just paar päeva tagasi käis üks bakalaurus mu juures, see uurib nüüd graniidi kaevamist ja sellega seotud probleeme, aga tulemus on umbes sama. Nii, ja tegime siis simulatsioonimudeli, see on logistika probleemide juures, kuna need on suures enamuses just nüüd NP-keerukad, ma ei hakka siin jälle tõestust läbi viima, siis väga paljuski saab kogu asja läbi mängida simulatsiooni peal. Selleks on väga häid süsteeme, GPSS näiteks, tõstke huvi pärast käsi, kes kasutab oma logistiliste süsteemide ja need tarneahelate uurimisel GPSS-i, tõstke hästi kõrgele. Kurat. See tähendab, kõige võimsam relv on tegelikult tundmatu. Sellega saab kõiki need asju suurepäraselt modelleerida. Me tollal pidime loomulikult ise programmeerima, sest siis niisugust asja veel ei olnud, aga mis oli tulemus jällegi? Tulemus oli see, et näitasime, et autode arvu saab 50% võrra vähendada. Kõik oli ilusti, me olime ise väga rahul. Ja tulemuseks oli see, et ülemused olid ka rahul, maksid meile kõik raha välja, kõik oli tipp-topp ja antis autojuhtidel töökasud kätte, esimene päev töötati, teine päev kuulutati välja streik, nõukogude aja streik. Te saate ise aru, et see pidi väga tõsine ettevõtmine olema. Ja teadsid, et nemad enam tööle ei lähe, niisugusele pingele vastu ei pea. Kogu lugu, sellega lugu lõppeski. Midagi teha ei ole, nii on elu. Nii, nüüd järgmine tüüp. Ma olen meelega välja valinud erineva tüübilised, sest need, nagu Illimar Paul juba ütles, need näiteid on tegelikult päris palju siin. Tartu maanteel oleva tootmishoone juurde oli vaja uusi valmistoodangu ladusid. Direktor oli väga hädas, tal ei olnud põhjendust, miks ehitada sinna ladusid ja miks kõrvalt mõni puumaja ära võtta ja sinna tema laod ehitada. Ja kuna ta oli ka bridžimängija, nagu minagi, siis ütles, et lähme vaatame seda asja. No, mina käin ja vaatan ja laod on tõesti pisikesed ja käime siis selle hoone ka läbi ja vaatan, kuidas kogu värk käib ja ütlen talle, tead, et sul pole mingid ladusid tarvis.
Ta ütles, ma ju maksan sul selle eest, ma ütlesin, sa võid maksta küll, aga mitte selle eest ma sulle ladusid põhjena. Sul pole üldse uusi ladusid tarvis, räägin ma talle. Tema ütleb, kuidas nii? Väga, väga lihtne. Ma küsin, kas sa tead, et Telliskivi tänaval on suured raudteelauad seal igasugust, seal on üks umbes nii sama suur ruum kui see, kus töötas umbes 50 naist, igal oma kirjutuslaud ja selle ukse peal oli silt kadunud vagunite ja rongide otsimise osakond. On keegi käinud seal? Mul on tunne, et see on vist praegugi alles. Niimoodi. Mina sattusin sinna kogemata tänu sellele, et kuna ma olin 64-5 Chicago ülikooli juures, siis ma saatsin ühe pakkasti ära, mis tuli 2 nädalaga Ameerikast kohale ja siis kulus mul 3,5 kuud, et ta siin kätte Eestis saada. See oli väga, väga tüüpiline logistika näide muide, nõnda. Ja küll oli igasugu paberid vaja ja lõpuks, kui kätte sain, siis ta oli nii ära pudistatud, et enam ei seisnud kasti gaas peal, see traadiga kinni seotud lihtsalt. Nii et see oli kogu tulemus. Nimelt milles asi on, kuna rongid, terved või rongid Baltikumist kadusid Moskvas ära, nii et ei jäändi veduritest ja kaunitest järgi, ma ei tea, kuhu need maha müüdi või on aru saada ja nii edasi ja nii edasi. See oli tohutu aparatuur. Ja need daamid olid tegelikult parim infopunkt raudtealas. Nad teadsid, kust rongid on tulemas ja edasi. Ma ütlesin, tead, et ma hakkasin nimesid nimetama, et kui sa nüüd õigesti tahad teha, et siis pole mingit ladu vaja. Sul on suured traatkorvid, kus on lõigatud detailid sees, mida õmblejad ise võtavad ja õmblevad. Mis meeldib, seda õmbleb. Ma ütlesin, et ära tee niimoodi. Lase naistel helistada sinna kadunud vagunite otsimise osakonda ja küsi, kust suundadelt. No raudteel on eri suunad, Nõukogude Liidus vanasti, et kust suunadelt rongid tulevad, vagunid ja kui palju. Ja kui palju me saame. Nii. Ja 3 päeva ette, täielikult piisas. Ja nüüd dispetšeri ülesanne on panna nendele punased sildid peale ja ainult nendele, kõik muu on vaba. Ühtegi rohelist võtta ei tohi, nii kaua kui punased on. Igasugune vajadus ladude järgi kadus ära. See on nüüd järgmine nõks. Tähendab, ei tohi olla oma enda temaatikast piiratud. See direktor teadis suurepäraselt, kuidas tekstiiltooteid toota ja mismoodi teha ja mis ladu on ja valmistoodangu ladu, mis on ja kui palju selle ruumi vaja, kõik oli õige. Aga lahendus oli ilmselt radikaalne hoopis teisest valdkonnast ja see on muide väga omane. Ja kogu leiutamisteooria baseerub ju sellel, et me ei saa mingeid nähtusi pidevalt järjest suurendada mingi 5-6% kaupa, nagu lineaarselt sageli tahetaks teha. Anname natuke juurde, kui läheb paremaks. Ei lähe. Varsti käib krah. Nii nagu eelmine rääkija ütles, et meil võivad kõik elemendid olla 99%-ga, aga kõik kokku on 93 ja üsna varsti on asi untsus. 10 katse järel, 10 lüli järgi on meil juba asi lõppenud. See on tüüpiline häda muide ka õnnemängijatega, kes kasiinos käivad. Süsteem töötab küll headusega mingi 99%. Vaat see sama 1, kui nüüd järjest mängida, siis üsna varsti põrutab teeb mättasse. Tegelikult väga, ma just mõtlesin, et väga, väga hea võrdlus, et see tarneahel ja kasiino niinimetatud money management, rahakäitlus, on väga ühesugused mudelid, mil mõlemiga võib kaunis kõvasti kõrbeda ja või võita ka muidugi niimoodi. Nii et see oli jällegi näide, et ei tohi oma nina alusega leppida ja sellega ma muide tahaksin pärast kogu oma jutuga lõpetada selle sama teemaga, et nii-öelda logistika ja muud teadused, sest logistika ei ole midagi omaette ja peamine logistikas, nagu te aru saate, ei ole mitte tootmine, vaid just see sama ahela organiseerimine. Nüüd asi läks edasi, me tegime siin igasugu infosüsteeme ja väga põnevaid asju, aga logistika osas tekkis nüüd veel üks põnev lugu. Nimelt me tegime Eesti Raadio Razdanil, väga võimsal arvutil tollal, juurdelõikuse arvestuse ja premeerimissüsteemi nahakombinaadi jaoks, mis ta vist naha- ja alatsi kombinaat, see pole tähtiski praegu. Ja juurdelõikajatel oli palk pisike, preemiat anti kokkuhoitud naha peal. Me panime süsteemi käima, kõik töötab, noor daam, kes on ka nüüd pensionil juba, sai asja käima, hommikul tuleb nuttes minu juurde, ütleb, et mind visati välja, lõpp. Nad ei taha meid nähagi enam. Mina küsin, milles asi on, kõik on valesti arvutatud. Tüüpiline reaktsioon kunde poolt, nii nagu enne räägiti kliendi ja varustaja või tellija poolset vahekorrast. Nii, mina ütlen, ei saa olla, meil kindlalt silutud süsteem, mis raudselt töötas, generatorsüsteem, arvuti ise programmeerid, me olime nii laisad ja viitsin enam programmeeridagi siis juba. Ei saa olla, et süsteem peab korrektne olema. Tormame siis tehasesse kohe direktori juurde, mis selgus? Selgus, et kuna preemiat anti end kokkuhoitud naha pealt, siis kõik juurdelõikad varastas ise enda tagant nahka.
saate aru? See on oli nii väga peenikene vargussüsteem ja kui me nüüd arvuti esimesel töökorral näitas kogu selle vargussüsteemi välja, siis esimene ehmatus oleks see, et visati meid välja, mitte vargaid. Nii, kulus üle 3 kuu, enne kui direktsioon kogus end, mõeldi asi vahepeal, ma ei tea, kas logistiliselt või muul moel järele ja siis pandi süsteem ikka tõesti käima. Ja töötas ka. Ma ei tea, kui kaua, ükskõik. Aga siit ka moraal, et niisugused korrektsed, võiks öelda andmete süvaanalüüsid, mis välja tulevad, ei tarvitse absoluutselt meeldida. See on väga tõsine punkt. Nii, haigekassa. Nii, Priit Võhandu siin ja mina tegime siin mõni aasta tagasi Tallinna haiglate poolt haigekassale esitatud arvete analüüsi. Nii on, mõnigi on näinud punasega trükitud need leheks, et hulga ridu peal, numbrid peal ja siis selle eest haigekassa maksab raha. Kuskil aasta algul me tegime juba Sotsiaalministeeriumis ettekande, et ennustasime, et novembris on rahad läbi. Meid kuulati viisakalt ära, maksti honorar ka ära, mitte jäetud maksmata ja öeldi, et tüüp matemaatikute jama. See oli kokkuvõte, võib väga toorelt öelda. Ja mitte midagi ei tehtud. Loomulikult oktoobri viimasel nädalal juhtuski see, mis nüüd kogu aeg räägitakse mitu aastat juba, et haigekassal pole raha ja järjest hullemaks asi läheb. Muulgas tuli ka see välja, mis üldse Sotsiaalministeeriumile ja meedikutele ei meeldi, suured haiglad ei ole raha mõttes üldse kasulikud. Võib-olla, ma ütlen, kvaliteedi mõttes on, aga igatahes raha mõttes raha läheb hoopis rohkem, suures haiglas on kõik asjad palju kallimad, aga jumal temaga. Nii, jällegi väga ühesugune tulemus. Nii, nüüd positiivsemad ka, muidu arvatagi, et ega see logistikaga seotud värk on kõik ainult miinustulemustega, et midagi head välja ei tule. Ei, meil ikka hulk asju oleks vahepeal käima ka. Aga nüüd praegu 2 uut asja. Üks tudeng tegi väga hea bakalaureuse töö plekkpeldikute ringiveo kohta. Vaat igasuguste pidudel praegu on need plekkpeldikud, ma arvan, et siin on selle firma esindajad ka, kes seda ringi veavad. See oli väga hea töö ja poiss tegi tõesti hea töö. Aga nüüd juhtus meie mõttes kurioosne lugu, kuna mees, kes kogu aeg töös, ta tegi oma seda bakalaureuse tööd, seda 4 aastat tööd, vist 7 aastat, ja keskmised hindel kõige paremad, ma tahtsin ta tunnistati ka kaitsmise kõige paremaks tööks, aga magistrantuuri ei võetud, siis keskmine hinne jäänud normi välja. See on järgmine koht, kus te võite kõrbeda, nii et enne peab mõtlema ka, mis juhtub. Ja teine tudeng näiteks tegi möödunud aastal väga hea bakalaureuse töö Eesti tingimustes väga olulise logistikatöö kohta, kuidas konsolideerida territooriumeid. Nüüd on paljudel on oma maja ja lapike ümber, sugulaste kaudu ja perekonna kaudu on saanud lappe juurde, nii et mõnes kohas on kogu maa, kogu vald on jaotatud pisikesteks lapikesteks ja oleks vaja nad kuidagi konsolideerida. Aga nüüd tekib üks niisugune häda, et nii peaaegu on ümberjaotamisega tegemist või üldse jaotamisega tegemist, nagu päranduse jaotamine või varanduse jaotamine, kui lahku minnakse, siis tekivad alati tülid ja see on vesi juristide veskile. Ma olen nüüd juba mitukümmend aastat, täpsemalt 34 aastat kiusanud juriste selle teemaga, et igasuguste kompromisside otsimisel 2 poole vahel või ka veel suurema hulga osaliste vahel on matemaatika ainuke vahend, mis välistab igasuguse juurajärgse vajaduse ja võimaldab kõigil pärijatel või tulemuse saajatel olla õnnelik, sest kõik võidavad. See on see win-win situatsioon, mida meil on vaja saada. Seda juristid muidugi usu, sest see võtab nende leiva ära, nad ei saa seda lastagi sisse. Nii kui ma esimene kord sellest ajakirjas Nõukogude õigust 1971 kirjutasin, siis kõigepealt marineeriti see lugu terve aasta ja siis trükiti ära, kuidas pärandust jaotada, peale pandi nuputamiseks. See on sama ajakirjutajale peale, et Võhandu loll. Mingid vahet ei ole. Nad ise aru, ega oma enda kapsaaeda keegi teine ei taha kedagi hästi sisse lasta. Ja see sama torudes olek on põhiprobleem ka muide Eesti hariduses. Mina sain hariduse koha pealt, kuna ma olen läbi 59 õpetamise aasta, tänavast ta läheb, siis ma sain väga hea sõnastusvariandi, sain tuntud luuletajalt Jaan Kaplinskilt, kes 1988. aasta Vikerkaares kirjutas ilusa loo Tartu vaimust. Kes on Tartus koolist käinud, need teavad, et Tartu vaim on olemas, kuigi keegi näinud ei ole. Ja tema arutab, mis asi see Tartu vaim on seal niimoodi. Ja muu hulgas kirjutab haridusest. Ja kirjutab, et Eesti hariduse põhihäda on see, nüüd pange kõik hoolega tähele, et spetsialistid õpetavad spetsialiste, ajaloolased, ajaloolasi, matemaatikuid ja logistikuid ja nii edasi. Miks?
on see põhihäda. Aga sellepärast, et igaüks istub oma torus, kõikides torudes läbi voolanud veest jääb muda maha, kõik torud on juba kaunikesti umbes ja horisontaalühendusi torude vahel üldse ei ole, iga toru oma ette. See oli Kaplinskil väga terane tähelepanek, peab muide ütlema. Ja see on tõesti nii, sest ega oma selles torus kuigi kaua vastu ei pea, see toru umistab varem või hiljem ära juba ja meil on vaja ikkagi teistmoodi kogu asja ajada. Praegu just hariduses ongi siin väga tõsised muudatused. Näiteks ma hiljuti ostsin Tallinna keskturult ilusa raamatu pealkirjaga Angliiski jezõk za 3,5 dня, inglise keel 3,5 päevaga. Aga kuna ta maksis 24 krooni, ma mõtlesin, mis jama see on, ostsin ära. Niimoodi selgub, et absoluutselt geniaalne raamat. Seal on kirjutanud üks Peterburi mees nimega Drugankin, tema raamat on kaunis palju müügil, kõik jaamaturg ja igal pool siin saada, väga soovitan vaadata. Ja esimene reegel on see, et inglise keelde kogu grammatika mahub ära ühele A4 lehele. Mitte need raamatud, mida me kõik õppinud oleme. Mina olen saksa keele inimene, ma seepärast tean, et vanal inimene on raske õppida seda inglise keelt. Nii esitene reegel. Ja teiseks, kui te olete inglise keeles sõna juba korra muutnud, siis ärge seda kunagi enam muutke. Teist korda ükski inglise keele sõna ei pöördu ega käändu enam. Ainuke erand on moodustis feelings. Siinä ingile tuleb S otsa. Seda reeglit ei ole ma üheski tava inglise keele õpikus näinud. Mida härra Toime ütleb, ega vist ei ole ka näinud. Vist ei ole, jah, ma usun küll. Nii, õpite ära 111 muutumatut sõna. Mingit grammatikat ei ole, veel natuke 8 reeglit ja teise päeva õhtuks võtate sõnastiku ja kirjutate King's English. Korrektset teksti. See on naerma. Aga kui te seda raamatut loete, siis algul mind ka naerma. Aga siis ma hakkasin proovima, tuleb välja küll. Tähendab, meil on võimalus radikaalselt nende asju muuta. Inglise keeles näiteks. Siis ma veensin Tartu bioloogia, sest bioloogia meetodid on tehnikas jube tähtsad praegu. Need on matemaatikameetoditest umbes 100 korda kiiremad. Just nende samade väga keeruliste probleemide lahendamine. Näiteks logistika ülesandel enamasti geneetika, algoritmid ja neurovõrkud ja taoliste asjadega tehtavad. Klassikalise matemaatikaga, mida te ülikoolis õpite, ja mitte midagi seal. Iga matemaatika oleks seal käpuli. Nii, aga nüüd on veel kiiremad algoritmid. On kultuurialgoritmid. Veel 100 korda kiiremad. Nii et praegu kooli matemaatika on 10 000 juba võimendatud. Aga ainekomisjonid nii keskkoolis kui ülikoolis ütlevad, et see on hea matemaatika küll, mida me õpetame. Aga see ei ole see, mida meil vaja on. Ma praegu võitlen, mind ei lasta ammu enam metoodikakateedri ustest sisse, et võhendab nii oli juttu. Et me õpetame ilusti ja praegu käibki järjest. Iga aasta lõigatakse programmist midagi maha. Meil praegu on eesti keelt ja matemaatikat keskkoolis vähem tunde, kui palju kirutud Kretškina venestamise ajal oli põhikoolis. Selle sama koerasaba jupati raiumisega. On nii kaugele jõutud. Ja tänavast ta võetakse jälle maha, nii et päris kõvasti. Nii et asi on väga tõsine. Tähendab, meil on vaja radikaalselt muuta ja radikaalne muutus seisnebki selles, et meil on vaja mustritele üle minna. Lapsed ei õpi enam nii nagu meie. See on meil tudengite ja päris harike laste pealt näha, nii et asjad peavad väga tõsiselt muutuma. Ja kuna ma tipis lugesin ainet bioloogilised meetodid tehnikas, siis nüüd ma lugesin ka bioloogia õppejõududele meetodid pealkirjaga bioloogilised meetodid bioloogias. Seal on tegelikult objektorienteeritud programmeerimise sisse õpetasin, et kirp ei tarvitse alati kirp olla või Brasiilia tolmuahv olla, sest tema tegevused võivad olla objektist lahutatud, mitte nii, et see on üks bioloogiline tervik. Alati saab tegevused objektist lahutada, selline ilus mõiste. Ja siis võtsime bioloogia raamatut kätte. Üks doktorant oli eestvedajaks, õpetajad tegid ära. Kogu põhikooli bioloogias on 2751 terminit, nagu nad leidsid. Kui protsess ümber pöörata, teine struktuur võtta, said hakkama 221 terminiga. Ja praegu koolis laps õpib iga päev 15 uut sõna või terminit. Kõik 12 aastat. Saage aru, meil lihtsalt on vaja need asju väga tõsiselt muuta. Nii, küll, see oli nüüd hariduse poole pealt, aga see on meie kogu selle värgiga väga tõsiselt seotud. Lähme nüüd edasi. Nimelt, kuna me nüüd selles torus, logistika torus ei tohi kinni jääda, kus siis abi saada? Selleks on üldised andmeanalüüsi meetodid praegu, mis on radikaalselt erinevad klassikalise matemaatika metoodikast. Need on andmekaevandamine, ma panin ingliskeelse terminiga juurde, siis jaapanlaste poolt käima pandud avastusteadus, discovery science, see on väga peenike, see on just sillateooria. Mul on 2 kampa ja nende vahel on mingisugune ühenduslüli pisikene, vaat siis kõik muutused lähevad üle selle silla koha
see on päris peenelt üles ehitatud. Ja siis nüüd see sama subjektivism, millega eelmine ettekanne lõppes ja ka küsimused lõppesid. Tähendab, paljud arvavad, et subjektiivsus on üks paha asi. Subjektiivsus on täiesti korralikult objektiviseeritav. Nimelt saab nii, nagu ma juba nimetasin, piiratud ressursse hästi jaotada, pärandust jaotada ja peale selle on väga oluline, saab jaotada seda kadedusvabalt, see on envy-free. See tähendab, et kui me ära jaotame, siis isegi pärast jaotamist keegi pole kellegi peale kade. Kõik on rahul. Näiteks USA ja Panama kanali tüli saadi nii lahendada, et 10 küsimust, mis oli vaja lahendada, kokku leppida, kes mida kätte saab, need jaotati nii ära, tehti 2 gruppi ja kumbki pool ei tahtnud ümber vahetada. Et kui ma ära vahetan, siis ma olen loll. Ma praegu juhin 2-1 vastase vastu. Aga kui ümber vahetan, kaotan 1-2. Kummalgi oma mõõt. Ega nii nagu Illimar Paul küsis, mõõdu küsimus on tähtis ka subjektiivsuse puhul. Ja selgub, et saab suurepäraselt teha. Niimoodi. Nii et need asjad on kõik uutmoodi tehtavad. Nüüd tuleme selle logistikateooria juurde. Ma ise mõtlesin välja selle transpordi ülesande lahendamiseks tollal päris kiire ja küllalt efektiivse meetodi, mida ma Soomes trükkisin juba 70 ja Eestis natuke hiljem, siin mõni aasta. Soomlased üldistasid, see oli faktiliselt tavaline, klassikaline ülesanne. Soomlased üldistasid selle paljude autodega vedudele, umbes nagu see plekkpeldikute vedu. Niimoodi. Ja see töötab väga, väga hästi neil ja väga rahul, nii et see on minu teada oli esimene niisugune meie matemaatiku tulemuste muus riigis rakendamine. Ja siis on meil veel üks huvitav mees, Jevgeni Gabovitš. Vaevalt, et teda keegi eriti teab, ta oli Tartu Ülikooli algebrist, töötas Eestis Majandusmatemaatika instituudis, nii Eestis kui Moskvas ja palju aastad oli Karlsruhe ülikooli informaatika professor, nüüd on ära pensionil juba. Tal on muide maailma suurim täis vodkapudelite kogu, millel igal on erinev silt. Mingisugune 8000, teil on Eesti telekaski on näidatud, mingi 8000 pudelit. Veel mõni tuhat pudelit, mis on tühjad. Need ei loe. Veel erinevad sildid, aga väga tähtis punkt niimoodi. Ja tema kirjutas muide 70. aastal maailmas siiamaale väga kõrgelt hinnatud transpordi ülesande käsitlussüsteemi. Nii et ta on võiks öelda nende kuulsate Ameerika klassikute kõrval süstematiseerimise aspektist väga hea mees. Ja miks? Tal oli väga hea matemaatika algebraharidus all. Ta oli hea formalist ja vaatas seda konkreetset probleemi võiks öelda erineva pilguga, mitte samast torust, teisest torust, teise pilguga. Ja siis on meil veel logistikaalal väga kõva rühm akadeemik Hillar Abeni juhtimisel, kes omal ajal tegid väga hea mudelite süsteemi Tallinna tänava läbimurrete efektiivseks planeerimiseks. Tol lõhuti rahulikult maha, mitte nagu praegu. Nüüd on see raha kauplemise küsimus. Aga tegelikult sel rühmal oli suur hulk programme ja maa hindamise metoodikaid ja ühesõnaga kogu see tehnoloogia oli käes. Me võime semantikat ja hindasid kõiki muuta. Nii et igal juhul näiteks sel rühmal on ka päris põnevad tulemused. Nii, moraal. Moraal on lihtne. Inimesed on psühholoogia üliolulised. Täpselt samuti nagu esimene ettekandja, ma olen sellest sügavalt veendunud. Ja teine on see, et ilma teooriata, see tähendab ilma matemaatikata ja ilma heade algoritmideta, see tähendab hea informaatikata ja hea arvuti tundmiseta on raske midagi ära teha. Igal juhtumil, kas siis simuleerimisega või heade algoritmidega, ainult nii saab midagi tõsist teha. Ja üldse, et paremat tulemusi saada, et partnerit veenda ja partnerlus tekiks, vaat selleks peabki see sama kompromisside teooria olema. Siin on kõige parem lugeda mõnda Brams-Taylori lugu, meil on ka ajakirjas A ja A, see on see arvutustehnika ja andmetöötluse, mis ta on. Seal on ka mõned lood sellest kirjutatud. Nii et need Brams-Taylori asjad on ikkagi väga, väga tõsised. Ja lõpumoraal on see, et tuntud väide, et üks eestlane ei või kohe mitte näha, kuidas teisel hästi läheb, ei pea mitte tulevikus kehtima. Seda Kreis saagi sinna juurde pole tarvis. Matemaatika aitab just nendes kohtades, kus kas seadus või tavakogemus, see common sense, nagu öeldakse, talupoja mõtlemine jänni jääb nii öelda. Nii, ja nüüd kõige lõpp. Kui praegu minu arvates, see on puht matemaatika vaade, võib-olla ma eksin, ma oleks väga nii õhtul kui ka homme nõus rääkima, et praegune logistika töötab jõuprintsiibil, et mass korda kiirus on logistilise toe tootlikkus. Me tahame võimalikult suurt läbilaset saada. Aga tänu kommunikatsioonitehnika arengule ja informaatika arengule on tulevikus ilmselt hoopis teine reegel, nimelt mass jagatud kiirusega määrab maksumuse.
mida väiksem maksumus, kuidas seda vähendada, mass väheneb, tähendab logistikamass ise väheneb või kiirus suureneb. See on niisugune pöördvõrdeline suurus, selle peal saab ehitada uue kommunikatsiooniga, nagu siin jutt oli see RFID abil väga hästi. Näiteks kõik need žileti 5 teraga, need žiletikarbid, nendel on kõigil üks täpike peal, mis ongi see RFID. Meil on kõigil kodus see suur võõras silm sees, kes seda prugivad, ise teadmata, nii et läheb mööda, saab teilt igasugu saladused kätte. Praegu kommunikatsioon ilmselt muudab kogu logistikavärgi väga tõsiselt ära. Ja siin on ka täielik revolutsioon ees. Ma isegi ütleks, et see logistika, millega me praegu tegeleme, seda enam 5 aasta pärast ei ole. Ärge pange pahaks, aga see on päris kindlasti nii. Aitäh, mu aeg on vist Suur tänu!